Aino Raud, Sipsik, Anu televiisor. Ükskord käisid Anu ja Mart koos isa ja emaga onu juures külas. Seal oli väga huvitav, sest onul oli televiisor ja nad vaatasid kaua aega televiisorit. Anule meeldis eriti üks nukufilm, kus nukud tegid igasuguseid naljakaid vigureid ja üks nukk isegi laulis. Järgmisel päeval otsustas Anu, et ehitab endale ka televiisori. Siis on teine kordki hea nukufilme vaadata. Marti polnud kodus, aga Anu arvas, et saab ka üksinda televiisori ehitamisega hakkama. Ta võttis kõik oma mänguasjade kastist välja ja keeras kasti küljeli. Lahtise külje ette kleepis ta valge paberi peale nukud, kes pidid nukufilmis esinema. Ühe koera ta joonistas ka, aga see oli tegelikult samuti nukk, sest nukufilmis on kõik nukud, nii inimesed kui loomad. Kui kõik oli korras, hakkas Anu oma nukufilmi vaatama. Aga see oli võrdlemisi igav film. Koer ajas 2 poissi taga ja ei saanud neid kätte. Siis vaatas Anu seda filmi teistmoodi. Ja nüüd see oli juba natuke parem film. Lõvi ajas taga 2 neegrit, kuid kätte ei saanud ta neid samuti. Anu mõtles parajasti, missugust filmi veel vaadata, kui Mart tuppa tuli. Mart uuris televiisorit ja küsis, mis see on? See on minu televiisor, ütles Anu. See pole kellegi televiisor, põlastas Mart. Miks ei ole, küsis Anu. See on ju ainult tühi kast, ütles Mart. Televiisoril peab aparatuur sees olema, igasugused traadid ja torud. Ja antenn peab ka olema, et ta lained kinni püüaks. Mis lained? Ei saanud Anu aru. Need lained, mis televisioonimasti otsast tulevad, ütles Mart. Silmaga sa neid ei näegi. Noh, ja siis püüab antenn lained kinni ja televiisor teeb neist lainetest pildi. Aga sa oled veel väike ja ei saa sellest kõigest aru. Anu jäi kurvaks, et ta sellest kõigest veel aru ei saa ja et tema televiisor kuhugi ei kõlba. Aga Mart ütles, teeme sinu televiisorile ka antenni. Teeme jah, hüüdis Anu. Nad võtsid plastiliini ja voolisid sellest ümmarguse ketta. See oli antenni alus. Siis pistsid nad selle ketta sisse 2 värvipliiatsit püsti. Ja nii oligi antenn valmis. Aga televiisori sees ei ole ikka midagi, ütles Anu. Aga Mardil oli nöör ja Mart ütles, et las see nöör olla traat, mis televiisori sees peab olema. Ja siis tõi Mart esikus selle toru, mis tolmuimeja küljes käib ja ütles, et see toru võib väga hästi lainetest pilti teha. Nad panid traadi ja toru televiisori sisse ja nüüd see oli peaaegu nagu päris televiisor. Ning korraga ütles keegi Anu mänguasjade seast, ma tahan televiisoris esineda. See ütleja oli Sipsik. Küll on tore, hüüdis Mart. Aga kuidas ta televiisorist välja paistab, muretses Anu. Paber on ju ees. Ekraan tuleb ümber ehitada, ütles Mart. Ja nuppe pole ka veel, millest keerata. Mart võttis valge paberi kasti eest ära ja joonistas selle alumisse servanupud. Ja siis tõi ta käärid ja lõikas paberi sisse suure 4-nurgelise augu
nii et paberist jäid ainult raamid järele. kui see kõik valmis oli, kleepis ta need paberraamid jälle kasti suu ette tagasi. Anu televiisor oli nüüd palju rohkem päris televiisori moodi. ainult, et filmi ei olnud näha, sest Mart oli filmi välja lõiganud ja selle asemel oli tühi auk. aga sellest ei olnud midagi, sest Sipsik tahtis ise televisioonis esineda. Anu ja Mart aitasid Sipsikul televiisorisse pugeda ja jäid ootama, et mis ta seal nüüd teeb. ja Sipsik kummardas ja ütles. algab saade lastele. tere, väiksed sõbrad. täna te kuulete uut laulu. esineb Sipsik ja Sipsik laulis. mu peaks on pandud vana sukk, mul kehaks kleidi käis ja nagu ikka riides nukk ma olen vatti täis. ma mängin, tantsin, salme tean ja olen laulumees. mind üles keerama ei pea, mul endal elu sees. Sipsik kummardas jälle ja saade oli läbi. Anu ja Mart aga otsustasid televisiooni kirjutada, et neile Sipsiku laul väga meeldib.